Nii, okei, teeme selle uuesti. Mul läks esimene video sassi. Teeme selle video nüüd uuesti, onju. Nii. Closed beta on praegu. Ma ei tea, kui kaua see lahti on. Aga ma loodan, et teile meeldib The Crew 2. Pange like ja kommenteerige, kuidas see mäng teile meeldis. Sest väga paljud praegu mängivad closed betat, et proovida, kas see mäng meeldib meile või ei meeldi, sest see tuleb Xbox'i peale, PlayStation 4 peale, arvuti peale. Ma ei tea, kas ta One'ile tuli, ma pole seda vaadanud. See ikka. Lähme teeme closed beta. Ta on 23 gigabaiti suur, nii et mul laadis ta siuke 5 minutiga alla. Paneme prepare ja lähme vaatame, mida see mäng meile näitab või mida ta head tõotab. Kaadrisageduse panin ka. Nüüd ma ootan, millal ta mängima läheb. Noh, täitsa ka midagi või? Voh, nüüd läks vist. Mul tuli hiir. Kas mul jälle pole heli või? Tere, ma ei saa aru, milles asi on. Kõik mäng läheb lihtsalt niisama kinni, ma ei saa aru. Milles on nagu probleem? Desktop audio. Proptes. Ok. Nii. Okei, nüüd vist paneme uuesti selle. See mingi kuradi pistiitab sinna. Tegelikult ta peaks kohe heli sisse lööma, aga mingil ebaselgel põhjusel ei taha teda heli sisse lüüa meile. Et selles on nagu probleem ja kuidagi jube kaua läheb käima. Äkki ta lähebki nii käima? Ma ei tea, puhhui. Ja nii läkski ta käima siis. Kas me kaadrisagedus ka näitab? Loodame. Start your story. Graafika tundub esialgu päris ilus olevat. Mis me siit valime siis lõpuks? Paneme options. Game settings. Notification. Video. Full screen. V-sync maha. Haig. Kas ta võtab automaatselt või? Ei ole. Ultra. Frame limit 60. Põhimõtteliselt on võimalik mängida siis 60 kaadriga ja 30 kaadriga. Mina näen. Minul on praegu valitud ka ultra very high settings. Ei hakka midagi. Ja mängime nendel kaadrisagedustel, mis meil on siin. Ette antud audio, contrast key mapping, AVAST, space handbrake. Automatic. Ma ei tea, paneme new game ja kõik vist. See on karakteri siin tegema või? Mida vittu? Ma pean mingi tühise karakteri tegema, mis asja nagu? Mingi naine ja mees. Tõrmata mingi nokamütsiga naise lihtsalt nagu. Ei saa või? Ma pidin peal hoidma, lolla. Minul on siis 8 gigabaiti rammi ja Intel Core i7 2600K ja Zotac
GTX 1060 3 gigane Ampeditioni versioon siis, et selliste andmetega mängime. Graafika tundub ultras päris hea olevat. Näitab kaadrisagedust, ma loodan, et see jääb peale isegi. Keegi lendab arvutiga drooni. Nii palju, kui ma videotes olen näinud, siin saab sõita autoga, laevaga, lennukiga. Ei, mitte laevaga, vaid selle kaadriga. Ja rohkem ei saagi. Asi tulevad hästi palju rallisi. Tundub siuke normaalne arkaadiline mäng olevat. Linn on vist päris suur, kõik on normaalne. Teen teile selle kiire video ära, sest mõned inimesed ootavad mind välja ja ma ei hakka siin kaua viivitama. Muidu on kõik huisnajad. Tundub päris hea graafikaga mäng olevat. Vaatame, mida see arvuti suudab meil siis. Sellised andmed, mis mul oli, nagu ma teile ütlesin. Et vaatame, mida ta siis suudab. Tundub päris hea olevat. Welcome to the city that never sleeps. In this event, you'll see New York taken over by racers in a way you never could have imagined. It's not just the city, it's a playground for the best pilots and drivers of today and tomorrow. Ahah, ta räägib siin mingisugustest rallidest, mis on võimalik. Nice. Niimoodi kohe või? Nihu jassi. Seda hüpata ju. Oi, plää. Okei, ma ei ole just väga hea sõit, aga mul on graafiku põhjas ja ma mängin üli... Oot. Ma olen esimene. Maakaart tundub päris äge olevat. Ai, juba lähevad mööda. Teem! Punkte saab selle. 94 inimest jälgivad mind hetkel. Wow. Nitrot ei olegi sinna. Aga siin nurgas näitab midagi, kui küsige, kas nitro on... Speaking of soaring, get a load of that jump. There you have it, folks. The numbers are going through the roof. Issand jumal. Jaa. Kuule see juhitavus tundub täitsa normaalne isegi. Ta on isegi kuidagi parem kui The Crew ühes. Ma olen The Crew ühte mänginud, tundus ka siuke, ma ei tea, normaalne, sai hästi palju asju ehitada ja autode külge sai selliseid nagu juppe ehitada, sai teha maastikuautoks ja mida iganes veel ja seal olid mingid lisaosad. Aga kui praegu rääkida sellest uuest The Crew 2, siis see tundub, ma ei tea, suhteliselt okei. Linn tundub kuidagi vist teissugune olevat. Mis asja! Niimoodi alla järsku. What? Mis ma järsku olen nüüd paadis või? Mida helli see maailm mingi pöörab? Mida perset? Extra speed. Niimoodi. Anname võimsust juurde paadile. You'll gain followers by winning, of course, but that's not the only way. Do a spectacular stunt like this, and the fans will come around. Check it out. Siin esimeses rallis mulle tundub, et me hakkame proovime erinevaid võistlusi. Kõigepealt autoga, siis paadiga ja siis lennukiga. Okei. Seal ees läheb mingi lennuk, ta näitab midagi vist. Jah.
Ma ei oska lennukiga sõita, juhuhu, päästke mind! And I believe we're watching a new star exploding onto the circuit. 125 mph, see on umbes 200 kilomeetrit tunnis. Aga siin vist kohad ei loe, ma pakun, et kas nüüd esimene või viimane. Ja siin vist on ka sellist kohad üle. Maakaart tõuseb. Ja nüüd ma olen järsku lennukis. Okei. Mäng jookseb hästi 46 kaadrit sekundis. This is how it is these days. Just being a good pilot isn't enough anymore. Oot, ma nii ei oska ju! Staying sharp on the social media teeme selle uuesti. It's simple math. The more followers you have, the more followers you'll get. Sign on Persse, with your kuidas first seda racing team, mängitakse? and the second will start looking at you. Pile up supporters, and the contracts will be knocking on your door. To put it another way, kuidas seda a mängitakse? driver who attracts enough followers will open up new styles of racing. We call them disciplines. You'll call them awesome. And isn't awesome Ma ei what we're all after? Türa, ma ei oska ju, miks see nii aju kepp on. Millega alla läheb? Mine perse. Ma lähen närvi. Türa, see on mingi ajuvaba ju. I can sense a rush of followers coming, can't you? Ka alla nüüd! Checkpoint jäi ju tegemata! Oi! Ma ei oska üldse sellega lennata ju! Ma ei saa space! Ok, ma olen vist finishis juba va? From the heart of New York City, this was the Live Extreme Series, Episode 1. Thank you for watching, and remember to follow us on all social media. Mida vittu? Selline oli siis The Crew 2. Okei. Anonymous. Cool, it is official, my friend. We have made the big time. We're still gonna have to prove ourselves, but that's more than fine. You know, we've got the right stuff. There's so much to try. What the hell? Boats, planes, all kinds of cars. It's like the world's biggest buffet menu. We're gonna take a bite out of everything. No see on ka maastikuralli jälle, off-road, motikatega on ka võimalik siin sõita liiva peale, igasuguseid rallisid põhimõtteliselt ja siis selliseid reaalseid asju. Welcome to the Motor Nation. Now, we've got 4 ways we can get this puppy rolling. It's your pick. How do you want to start? Ma arvan, et siin kohal me praegu lõpetame selle ära, kuna see on mingi täiesti ajuvaba. Aga see map tundub... Tere, mis see map on? CTRL. Rohkem ei saagi. Mis asja? Ei saagi. Me oleme Põhja-Ameerikas. Nice, Chicago on siin. Tere, see on ikka jõhkralt suur linn ja mida? Perset. Off-road. Street Racer. Pro Racing Trials. Lennukid. Ma arvan, me proovime homme mingi aeg teha või mingi teine päev seda värki, et vaatame, või siis tõin ta lihtsalt proovi sellise alguse, et vaatab, kui et mingi aeg on homme ka veel võib-olla lahti, siis teeb seda päeval või noh, vaatab enne sünnipäeva tulekut, natuke peab proovima, on ju. Aga loodan, et teile meeldis see ja siis tänaseks, ma arvan, lõpetame sellega ja lähme välja ja inimesed ootavad, muidu nad pööravad lolliks ennast ja ma ei tea, olge mõnusad ja
vaatame, proovime mingisugust The Crew 2, aga kindlasti ma teen teile The Crew 2 mingisuguse gameplay veel, et see oli siuke algus sissejuhatuseks. Loodan, et meeldis video, pange like ja kirjutage kommentaari kindlasti, sest kommentaarid vajavad sinna alla. Nii et, davai, tšau!